No nii, tere sõbrad. Et ei ole ammu lobisenud, viimase video tegin peale Keenia rallit Itaalias olin. Ja nüüd on kohe palju küsimusi, kusjuures minu käest on küsitud, miks ma ei tee. Ei olegi teinud, et üks asi on see, et lihtsalt ei ole aega olnud niimoodi. Teine suur probleem on selles, et siin vahepeal olid siuksed rallid, mis olid jube igavad. Ütleme, Horvaatia mulle vingelt meeldis. Tegelikult asfaldirallidest ongi kõige ägedam on Horvaatia ralli. Aga näiteks Kurivaim nüüd hakkab vihma sadama. Aga näiteks see, mis oli Kanaari ralli oli ikka, ütleme niimoodi, täitsa pekkis. Ja tahavad siin asju teha, et oleks äge vaadata ja värki, siis ma arvan, peaks tegema sellise muudatuse, et Kanaari ralli peaks olema niimoodi, et vähemalt vertsud lähevad ühistardist. Või siis näiteks 10 autot on, lähevad 5 ja siis mingi aja pärast läheb veel 5. Et korraga, sest see on nagu ringraja värk ja ongi niimoodi ja siis sedasi panevad minna. Võt siis oleks hänks vaadata. Mis teie arvate? Teen väikse pausi, tõstan kaamera teise koha peale, kolin ringi, nii ei saa. Vihm hakkab sadama. Nüüd teab väheke vihmaklõbinad ka peale, aga ma kollisin varju alla ära. Ma arvan, et siin varju all on ka päris okei. Et jah, kuhu ma nüüd pidama jäin? Pidama jäin sinna, et Kanaaria oleks pidanud olema ühistardist. Siis oleks nagu ängsa vaadata, aga ma ütlen tõsiselt, seal selles mõttes sõitmine ei ole nii mänguline, nii lahe ei ole. Ma ütlen, peab olema ikka niimoodi, et mudapoli kõike lendab igast võimalusi oleks, aga seal ei ole, nii kui ringrada on. Aga nüüd oli Portugali ralli. Ja Portugali ralli, muidugi, mina olin jumala kõva vend. Mina sain ennustuses, mul oli Tirino Vill pandud võitjaks ja vaat selles mõttes ma sain seekord 56,5 punni vist. Et natuke mul oli siuke hullumeelne ennustus, aga enam-vähem läks ka niimoodi, et vaat Ogieri sai ka ralli lõpuks kätte ikka. Et selle kohta võib öelda, et tõsine ebaõnne, aga mitte midagi teha ei ole, vahel ikka juhtub niimoodi. Ja miks ma Tiri panin nagu esimeseks, ma mõtlesin niimoodi, et tal see Horvaatia aps ja siis veel see kuradi Kanaaria, et see on nii apu olemine, et vähe ei ole, et ta läheb kindlasti hästi kaalutletult sõitma ja ta sõita tegelikult oskab. Lihtsalt tihtilugu on see, et ei ole osanud oma emotsioone valitseda, aga seekord sai minu arust suurepäraselt hakkama ja oli jumala äge. Nii et muud ma ei räägi midagi, ma ei oska midagi isegi öelda ja Oliveri kohta ka niimoodi, et ongi. Seal on see, kus on liiga entukad täis, et see liiga entukad täis olemine, see ei ole ka mõju hästi, aga tühja sellest. Ma räägiks veel, ma siin 1,2 ühele kommenteerisin, ütlesin, et äkki ulmuhaavad, et näepeal saavad paremini nagu kontakti peale, et müügu minu idee maha, ma olen sellest varem ka rääkinud, aga siin Rally Estonia tuleb. Ja ma alati tehakse küll, käiakse seal Otepääl laskmas ja ühest küljest ja ma saan aru küll, et see on just nagu propageeritakse Eestis meil teisi spordialasi värke. Aga et näiteks rahva jaoks teha, ma olen seda varem ka ütlenud, võiks teha niimoodi, et mingid autodiilerid meil on ju jumala palju. Need autod ilmselt ei saaks panna, et ütleme Toyota, Hyundai ja Ford. Neid nagu ei saaks panna niimoodi tänavasõida autos, sest muidu on jälle nadi on ju, et Vill läheb, istub ja sõidab Toyotaga, eks ju. Või näiteks Ogier läheb, istub, sõidab Hyundaiga. Ei tule niimoodi välja, aga kõik ülejäänud margid. Näiteks võiksid teha seal ka kuidagi Rally Estoniaga niimoodi diilia ja siis kuskile sinna parklasse pannakse rada maha, siuke lühikene, hästi tehniline ja seal oleks siis niimoodi, et tänavasõidautod, mingi firma paneks need autod, hästi siuksed pisiks, olgu see mingi Opel näiteks, ma ei tea, Corsad või ma ei tea, mis asjad, vahet ei ole. Või mingi Peugeot, vahet ei ole. Mingid tänavasõidu tavaautod manuaalkastiga ja niimoodi, et siis käivad tõuksidega, sõidavad raja läbi, teevad endale legendi ja kõik sõidavad nende
ühe sama autoga. No seal tagavaraauto peab ka muidugi olema, aga ühe sama autoga, okei, 2-3 autot on, aga kõik on täpselt ühesuguste näitajatega, ühesuguste rehvidega, värkidega, et lihtsalt, et kiiremini saaksid ühest autost teisi istuda. Vaata, et kui üks sõidab ära, siis läheb jälgimine, et siis sedasi need autod olemas. Ja võt siis sõidaksid niimoodi aja peale. Siuke nagu väike promoüritus ja värki ja ütleme niimoodi, et rahval oleks jumala äge vaadata ja teiseks, siis on autod võrdsed ja võt siis saakski näha, kes on kõige kõvem mees. Kes on kõige kõvem mees? Selge on see, et okei, rallirajal on asjad teistmoodi, aga põhimõtteliselt tegemist on autoga ja olgu seal parklas asfaldi peal, aga vahet ei ole. Ja vaata, siuke väike promoüritus võiks olla. Ma arvan, ma olen sellest varem ka rääkinud, aga see oleks minu arust üüberäge. Või okei, praegu on jube rohepöörde värk, pange elektriauto sinna, tead, saategi oma elektrit reklaamida siis niimoodi, et sõidavad elektriautoga. Vahet ei ole. Aga no ma arvan, vaata siuke asi võiks olla. Teine asi, mis mulle Eesti ralli puhul meeldib, ongi see, et ta nii kompaktne on. Näiteks see, mis oli Portugali ralli, see on ikka üle mõistuse tegelikult. Ütleme, et teleka ees istudeski, sul on igav selles mõttes, et tulevad mingid pikad pausid vahele sinna, tead, et hea on see, kui tuleb järjest üks katse, kohe teine, võt Horvaatias oli hea. Üks teine kogu aeg niimoodi järjest jooksis niimoodi, et ma saan aru, et osad inimesed, kes on tööl ja kes niimoodi ei saa vaadata ja värki, aga tegelikult mina, kui ralliven, siis ma pigem vaataks niimoodi, et tulevad jutti kõik ära, on ju, ta ei pea terve päev otsa siis kestma, on ju, aga jutti tulevad ära ja siis ongi kõik vara õhtale ja värki ja saangi teha oma muid asju, aga muidu niimoodi, et vaatad, siis tuleb mingi paus, selle pausi on seal nagu mitte midagi muud teha, ei saagi kuskile tõsisemalt hakata tegema ja siis tuleb jälle sõit, eks ju. Aga see, kui need järjest jääb, võt siis ma olengi pühendanud teleka peale ja vaatan sealt telekast ja ongi äge. Aga no eks see oli maitse küsimus, kellele, kuidas siin Parkvere meesaates Kauri Parnas räägib, vaata inimesed on, et infovärk ja jube palju ja siis keegi ei viitsi nii kaua istuda. Ma ei tea, eks see ole jälle siuke valikute küsimus, minule meeldib, kui ma vaatan, siis ma tahangi vaadata niimoodi, ma süvenenud käib kogu aeg järjest, mitte niimoodi, et vahepeal on mingid pausid vahel. Aga nõme on see, nagu Portugali rallil on, need ülesõidud ja värgid, niuksed pikad, noh. Mina leian, et peaks olema niimoodi, ütleme, kõik need riigid, kes korraldavad, siis ongi näiteks niimoodi, et peavad panema nii, et ütleme see, kus on rallipark, siis 100 kilomeetri raadiuses peaks kõik toimuma. Ja siis olekski nagu okei. Ja oleks ülesõidud väiksemad ja igatepidi oleks okei. Ja võt, no meile Eestis on selles mõttes hea, praegu on okei Tartus ja niimoodi on see rallipark pandud püsti, aga tegelikult oleks jumala okei ju, ütleme tegelikult üldse Paides. Paides ma arvan, Paides või Põltsamaal ja 100 kilomeetri raadiuses ja siis on ümber terve Eesti, eks ju. Okei, teed on erinevad, aga no umbes niimoodi, saate aru küll, mis ma mõtlen. Siiani on Rally Estonia muidugi selles mõttes hea, et kõik on nagu hästi kompaktselt koos ja väga okei on olnud. Aga just nende riikide kohta, kus need ülesõidud on meeletud pikad, mingi katse lõpeb ära, siis nad sõidavad järgmises katse starti, sõidavad 1,5 tundi. No mida kurat, see on täiesti jama. Aga vot, sedasi on. Ja siis vaat siin me teeme neid ennustamisi ja värki ja see on praegu lihtsalt fun'i pärast, aga ma ütlesin ühe korra, et vaat on pandud auhinda välja ka, nagu eelmine aastagi oli, et Janno Jüri pani ka välja jälle autokeemiat. Aga ma mõtlesin, et praegu me kogu aeg alati ennustame ja vaatame seal, kuidas on, ma pole loosimist teinud, aga loosimise siis teeme niimoodi, et siis kui peale Kreeka rallit et ühesõnaga enne Rally Estoniat, Kreeka oli vist jah, et siis sellisel juhul, et Kreeka omaga siis teeme, jagame väheke auhinda ka, et Jannal on seal pandud autokeemiat, nagu eelmine aasta ja vist olid Kojamehed ka äkki või, ma ei tea, aga ma ise panen ka midagi juurde, et siis oleks nagu auhindasid rohkem, et kas siis kõigile, või no ma panen kuidagi juurde äkki paarile siis roosid välja, et lihtsalt, et põnev oleks, aga siin need rallid on siuksed olnud, et ma mõtlen just eriti see Kanaalide ralli, et see oli minu arust nii igav, et ma olin täitsa niimoodi mökk tead.
et okei, juhtus seal küll, aga ma ütlen just see, et seda sõidulisust osa vaadata on jama ja muidugi jama on ka see viimasel ajal, et kuidagi seda kopteri pilti on vähe. Ma ei tea, kui kopterit panna ei saa, pange neid muidu kaameraid kuskile rohkem või no lihtsalt äge on vaadata muidu sealt kokpitist ka, mis need auto küljes kaamerad on, aga kui terve kuradi kiiruskatse vaatadki ainult sealt, siis on jama, vahel on siukseid kohti, kus täpselt tahaks nagu väljast näha, kõige vingemad on muidugi need kopterikaadrid, aga kopterid viimasel ajal ka pidevalt nad ei saa lennatud ja tehtud ja ma ei tea, mingi jumala imelik on, vanasti nagu siukest probleemi ei olnud, aga nüüd on ja kui tehnika niimoodi arenenud on, no kurat küll, et ma arvan, et see ei ole nii keeruline kuskile mujale mingi kaamera panna, pange kurat mingi suur kõrge kraanagi püsti seal korvi sisse sinna ülesse kuskile tõmbate kuradi kaameramehed sinna üles, et ta ülevalt näeb, ongi, saab ju keerata seal ja värki ja pikalt jälgida, et ei peagi isegi kopter olema ja mis see siis kraana on, kraanasid tänapäeval igasugused kõrgeid suuri, see paneb ennast kuskil ära, tõmbab suure korviga üles terve selle tehnika ja värgi ja sealt ülevalt filmivad. Et ma arvan, et see oleks ka variant. Aga jah, niimoodi, et ma ei teagi, vaatab nüüd tuleb see Jaapani ralli ka, see saab muidugi omamoodi äge olema, ma arvan. Omamoodi siis seal on ka, vaat jälle asfalt, see on nagu midagi Horvaatia moodi. See teekate on seal niivõrd erinev ja värki ja vaata nüüd oleks muidugi huvitav, Power Stage'i saadet pole olnud veel, et Gustav on siukse huvitava töö peal seal, et nüüd tahakski teada, kas ta läheb sinna Jaapanisse ka seda sama tööd tegema, et ma ütlen, et sellisel juhul tal on see aasta ikka väga pingeline ja tuleb ikka igavesti palju nagu rallimees sõita igal pool. Tegelikult on päris äge, et aga ei tea, ta ei tohi vist palju rääkida, ta räägib küll, aga ta võiks rohkem rääkida igast põnevaid asju ja Gustav, kui sina kuuled, siis sul on ära, ma ei tea, kas sa oled ka vanaks jäänud või mis sul on, tead, sa oled noor mees küll, aga sul on siuksed head särtsakad ja mahlased ütlemised ära kadunud kuskile. See on niimoodi ütle, vanasti sa viskasid alati nagu vigurivändaga siukseid ütlemisi, siuksed ägedaid väljendeid oli, ütleme niimoodi. Ja mulle vingelt meeldis. Ei, mulle meeldib praegu ka siukest põnevat moodi saad seda asja sealt lähedalt näha ja see, et sa meile seda edastad, see on ütlemata äge värk. Nii et ei ole midagi. Soovin teile jõudu ja jaksu. Parkferi meestele ka samamoodi. Jõudu ja jaksu. Eks ma katsun ka jõukest kokku korjata ja vaadata võib-olla sagedamini teha, et lihtsalt ei ole aega niimoodi ja vaata, kui see õige moment tunne nagu mööda läheb, et siis nagu ei taha teha ka, sest kui videot teed, siis peab olema see siuke entukas peab peal olema, aga kui entukat ei ole, ütleme see entukas natuke kaob ära selle pärast ka, et mis meil siin ühiskonnas ümberringi toimub ja kui jamaks see värk kõik läinud on, ja siis on pea igasugused muid mõtteid täis ja vaat siis ei saa niimoodi, kuidagimoodi ei saa vedama, et mott ei ole mitte ralli koha pealt, aga üleüldse igasugune mott on täiega maas, sest mõtled, et tahaks midagi, et kuskil midagi hästi on, aga iga jumala päev võtad sa kuskilt, scrollid mingid uudist või midagi, mingi täis jama kamm käib on ju. Nii et ma loodan, et nüüd suvi on käes põhimõtteliselt, et nüüd läheb elu paremaks ja lõbusamaks, et eks siis näis, mis saab. Aga vaat selline, see minu lühikene väike vidukene oli, keegi ütleb, sa rallist rääkisid nii vähe, aga ei olnudki midagi rääkida, siis ma ütlesin, et mott on maas ja vaat kui aega ei ole, et siis on nagu natuke kehvasti, aga ma võtan kätte ja katsun ennast parandada, sõna otses mõttes. Aga niimoodi vähemalt ma näitan, et elus terve, kõik on äge ja jätke meelde. Kreeka ralli ajal või Kreeka ralli kui on, siis seal selle, mis me alati selle küsitlusi tegin, kes võidab, on ju. Siis seal tolle korra ja siis ma loosin auhindumid ka välja. Nii et siis on tore, eks. Nii et praegu, tšau, amatöörime.